Inglise kolledži spordihoone kõige suurem teene on tema juures see, et ta suudab aktiviseerida erinevate ühiskondlike hoonete vahelist ala ja muuta ta aktiivsemaks. Sinna samma kanti jääb keskraamatukogu, reaalkool, et kogu see ala, mis on täna olnud tagahoov, see muutub avalikuks jalgsi lävitavaks tsooniks. Olemasolev Inglise kolledži hoone on oma aega ilmestav koolihoone ja me üritasime uue nüüd hoonega, mis on oma lahendused selline kaasaegne, üritasime suhtuda vanasse hoonest delikaatselt ja mitte neid kahte maja nagu kokku ehitada. Ja sellepärast on siis ka pääs koolimajast spordihoonesse siis -1 korruselt või keldrikorruselt tunneli kaudu. Ja praegu neid kahte hoonet vaadates, siis nad tegelikult on justkui eraldi hooned, aga funktsioneerivad kui üks hoone. Ruumprogramm oli hästi suur ja see hoov ise on suht väike. Ja siis me üritasime seda maja panna siia hoovi niimoodi, et ei paneks seda hoovi lihtsalt täis seda maja. Me tegime sellise funktsionaalse skeemi, kus me lasime ujula alla, tõstsime ülejäänud maja mahu ujula peale ja sinna vahele tegime parkla. Ja praegu, kui lihtsalt hoovis jalutades, siis siiski mingisugune avarus on nagu säilinud. Nüüd minnes alla ujulasse kooli ja ujula vahele tegime siis sellise amfiteatrilaadse siseõue, mis on mõeldud koolilastele, kui ilm vähegi lubab, siis vahetundide aeg. Ja samas annab ta valguse ujulale, siseruum laieneb nagu välja. Ja me püüdsime nii detailides kui kõikides lahendustes olla hästi mängulised, nagu rohkem rõhuda sellisele fantaasiale või seda on näha erinevates detailides, sisekujunduse värvitoonides, mustrites ja lõpuks ka nendes puudes, mis maja ees on. Kõige visuaalsem osa sellest kolledži spordihoone juurdeehitusest on kindlasti osa, mis jääb Pärnu maantee poole. Et see kindlasti kutsub sissepoole seda maailma sinna avastama. Võib-olla ainukene nagu negatiivne külg selle asja juures on see, et sellest esialgsest väga lennukast ideest on ta nagu eesotsas natukene selliseks tuimaks jäänud.